Kui rääkida enesearengust, siis paljud inimesed otsivad kiireid lahendusi. Imediette, kiirkursuseid või motivatsioonipuhanguid, mis aitaksid kohe märgatavalt edasi liikuda. Tegelikkuses aga ei sünni püsivad muutused üleöö. Nii nagu finantsmaailmas töötab liitintress, toimivad ka harjumused. Väikesed sammud kasvavad aja jooksul võimsaks kapitaliks. Igapäevased väikesed teod võivad tunduda esialgu tähtsusetud, kuid järjepidevalt kuhjudes loovad need pikaajalise muutuse. Kujuta ette, et loed iga päev vaid 10 lehekülge raamatust. Üks päev ei tundu see eriti suur saavutus, kuid kuu ajaga oled läbi lugenud juba 1 raamatu ja aastaga vähemalt 12. Sama kehtib ka treenimise kohta. Üks trenn ei muuda sinu füüsilist vormi, kuid kui treenid igal nädalal regulaarselt, märkad muutusi mõne kuu pärast. Või näiteks mediteerimine. Üks 5-minutiline seanss ei pruugi kohe tunda anda, aga kui teed seda igapäevaselt, hakkab sinu meelerahu ja keskendumisvõime aja jooksul paranema. Sellepärast öeldaksegi, et harjumused kujundavad meie elu. Väikesed otsused, mida iga päev teeme, kas toetavad või pärsivad meie arengut. Kui mõelda enda harjumustele liitintressi võtmes, siis tasub küsida, kas praegused igapäevased valikud kuhjuvad nii, et need toetavad minu soovitud elu või hoopis viivad mind eemale. Liitintress ei tööta ainult positiivses suunas. Kui jätad iga päev trenni vahele, sirutad pidevalt käe ebatervisliku toidu järele või lükkad olulisi ülesandeid edasi, tunduvad need esialgu kahjutud. Kuid aja jooksul kuhjub ka nende mõju. Vormist väljaminek, energiataseme langus, stress ja püsiv rahulolematus oma edusammudega. Suurim probleem halbade harjumustega on see, et nende tagajärjed ilmnevad sageli alles hiljem. Kui sööd täna šokolaaditahvli, ei juhtu kohe midagi märgatavalt. Aga kui see saab igapäevaseks harjumuseks, võib aasta möödudes kaalutõus olla märgatav. Samamoodi, kui jätad igal õhtul piisava uneaja unarusse, pole see 1 päeva jooksul suur probleem, kuid kuude ja aastate möödudes mõjub see tervisele ja vaimsele võimekusele hävitavalt. Aga kuidas harjumused enda kasuks tööle panna? Oluline on mõista, et suured tulemused ei sünni mitte suurtest pingutustest, vaid järjepidevusest. Kui soovid midagi oma elus muuta, alusta väikeste sammudega. Tee see lihtsaks. Kui tahad rohkem lugeda, hoia raamat alati nähtaval kohal. Kui soovid rohkem liikuda, alusta 5-minutiliste jalutuskäikudega. Teiseks, loo harjumuste ahel. Seo uus harjumus mõne juba olemasoleva külge. Näiteks loe 5 minutit kohvi kõrvale või tee hommikul pärast hammaste pesemist 10 kükki. Kolmandaks, jälgi oma arengut. Kasuta märkmikku või äppi, et näha, kuidas harjumus aja jooksul kujuneb. Kui näed edasiminekut, tekib ka motivatsioon jätkata. Neljandaks, ole kannatlik. Ära oota kohe suuri tulemusi. Kõige olulisem on järjepidevus. Lõppkokkuvõttes on harjumused nagu nähtamatu jõud, mis kujundab meie elu. Kui suudad panna liitintressi efekti enda kasuks tööle, märkad, kuidas aja jooksul saad iseenda parimaks versiooniks. Aitäh ja peatse kuulmiseni!